Tšau, mina olen Merilin ja me lähme praegu laeva üritusele Linnavõnge. Lähme vaatame, mis vaibid on. Kalev, sina oled üks Linnavõnke korraldajatest. Räägi, mis üritus on ja miks seda vaja on? No see tegelikult Linnavõnge on selline väiksem alternatiiv meie tavapärasele festivalile, mis on siis nagu Võnge rändav kultuurifestival, mis meil pidi tegelikult olema sel suvel hoopis Tõrvamaal, aga teatud põhjustel see jäi ära ja me otsustasime linnafestivali kasuks just seepärast, et inimesed ei pea mässama mingite telklaagritega, neil on siia hea tulla. Ja me saime panna line-upi kokku Eesti artistidest, kellel väga pikalt puudus nii-öelda outputi võimalus siin karantiini ajal ka. Ja tegelikult selle üle on ääretult hea meel, et see line-up just selline välja tuli, nagu ta täna tuli. Et ta on natukene ikkagi täiesti oma nägu ja me tahtsime teha festivali, kus me saame teha asju nii, nagu me ise tahame. I felt I'm not alone, but after a few days I don't feel so sure. Something is holding you back, don't know what to do. On the flip side, I remind that we always fight. I can never leave you. And sometimes I won't lie, I miss the butterflies. I hope you feel the same way too. Drunk from the backseat, when I got you smiling upside down, sending clouds up in our blue sky. Nii, Andres, sina andsid praegu akustilise kontserdi. Kas sa tundsid midagi täiesti teistsugust laval olles? Sest see oli esimest korda, nagu ma aru saan. Üli hästi tundsin selles mõttes, et hästi rahulikult. Ma olen tegelikult seda nagu mingis mõttes oodanud küll, et muidu minu live-settide eesmärk suht suures mahus on ka inimeste, mitte just tantsitamine, aga kuidagi selle tantsumuusikaga see nagu kaasneb. Ja niimoodi akustiliselt lihtsalt lauldes laule, ma saan rohkem keskenduda loole ja laulmisele ja nagu siis mingisugusele loo jutustamisele. Ja ma arvan, et niimoodi vahelduse mõttes väga meeldis. Kui sa oled laval, siis sul tundub ülihea energia olevat alati, kui ma olen siin näinud. Kuidas sa ennast enne kontserti häälestad? No viimased, ma nüüd esinen kolmekesi koos siis trummari ja kitaristiga. Ja siis meil oli vahepeal mingi kontserdid, kus pidime õues ootama ja siis oli kangesti külm või backstage'is. Ja siis ma rääkisin poistele, et on siuke asi nagu Wim Hof, üks siuke tüüp ja ma käisin tema õpilase workshopil. Ja siis seal me õppisime sellist asja, et kuidas keha soojaks saada ja siis on üks asend ja üks liikumine, mida ma seal workshopis tegin ja siis ma õpetasin seda oma bändikaaslastele. Ja siis me seda oleme nüüd teinud üldiselt peaaegu, et enne igat kontserti ühte siukest hingamisharjutust. Ja see viib väga hästi sünki, et sellega väga rahul. Kuidas teil on pärast kontserti olla? See oli ikka väga energiline kontsert, olgem ausad. Nüüd olen juba maha rahunenud, aga ikkagi sabin on sees pärast laiviga. Aga siis samas on hästi kiiresti asjad lava pealt maha võtta, et ei saa jääda niimoodi, et tulge nüüd kiitke mind siin kõvasti. Ma ei tea, Hando, kuidas? Ja, tavaliselt see maha rahunemine hakkab mul kas siis, kui ma koju jõuan ja olen pool tundi Netflixi vaadanud, siis ma olen nagu maha rahunenud, aga enne seda on ikka veel see laivi vibe on nagu sees. Seal on lihtsalt see tunne, et ma tahaks anda lihtsalt kõik publikule, et neil oleks huvitav vaadata, samas endal oleks äge teha, sest et nagu
meie muusik ei ole ka selline, et sa saaksid lihtsalt paigal seista ja asja ära teha. Et pigem siis kogu package peab olema tihke. Mida kauem läheb aega, seda suurem plahvatus. Meid ei hoia miski lahus, ära ole kahvatu. Mida kauem läheb aega, seda suurem plahvatus. Kui kaua te olete koos üldse niimoodi laive teinud? Laivi oleme teinud, see täpselt 2 korda. Kas see oli okei või? Teine kord, aga mida te tundsite praegu laval koos olles? Kuidas te üksteist nagu täiendate muusikutena? Oi, no ütleme nii, et Sander toob selle musikaalsuse, selle nii-öelda oskuste, no muidugi ka ilu ja mina siis proovin midagi karata ringi. Ja, umbes nii. Nojah, Daniel toob kindlalt selle energia sinna lavale. Ma arvan, et kui ma peaks üksi seal olema, siis oleks oluliselt vaiksem kogu see värk. Ei, aga selles mõttes küll ma tunnen, et hea nagu siuke täiendus oleme küll üksteisele, et mõnus on jah. Ja minu arust on nagu veel see ka, et on kuidagi täna oli veel nagu ekstra mõnus ka, lihtsalt nagu siuke laid back, rahulik, mängid nagu lugusid, naudid ise, vaata ma mingi paar teie lugu mängisin kaasa ja mõtled, fuck, jumal hea lugu. Ei, aga kus juures ma ühes loos olingi niimoodi, et lahe, et sa mängid seda ka nagu kaasa, see on cool. Kui palju nendel laividel sellist spontaansust on? No, üldiselt ikka nagu juhtub seda. Ei no, me teame, mis lood on, aga see on juba päris hea. See on hea algus juba, jah. Aga jaa, spontaansust minu arust on päris nagu palju pigem, et tegelikult kõik need üleminekud ja kõik see on ju nagu open, vaatab, mis saab. Jaa, et hea on nii-öelda ka nagu kuidagi tunda ennast nii-öelda laval kindlalt vaata nende inimestega, kellega sa koos teed. Nii et ma arvan, et see koht toimib ja inimesed kuidagi nautisid ja suveõhtu. Mingis mõttes väga lahedalt meenutab mulle täiesti algusaegade Flow festivali Soomes isegi natukene. Et siuke ka nagu natuke sarnane nagu feel, et mingid DJ-d ja mingid laivid ja natuke elektroonikat ja natukene siukseid, vaata nagu see Sammalhabe oli ennem on ju veid siukseid chillimaid asju ja siis siukseid suuri nagu live-bände nagu meie täna näiteks. Ja. Ei no siukseid ikka väga nagu suuri ja. Ja meie ja no ja.